Aga tervist ka minu poolt. Minu nimi Raul Kirsimäe, töötan Swedbankis tööstusettevõtete osakonna juhina. Juba mitmendat aastat on tegelikult väga tore olnud siia tulla Võrumaale. Et nagu ikka, et kui Põhja-Eestist tuled, et ma käin siin päris tihti tegelikult, aga maastik läheb imelikuks ja inimesed ka väga toredaks, et alati on väga tore tulla Lõuna-Eestisse. Ja palju edu ja jõudmist ka puiduklastrile ja tsentrile, sest tegelikult ma arvan, et see töö, mis te teete, ei ole oluline mitte ainult siin, vaid tegelikult üle Eesti on ettevõtete poolt eriti puidu- ja mööblitööstuses seda tähele pandud. Ja tegelikult nagu siin enne oli juttu ka, et koostöös peitub jõud, et ma ise ka soovitan, et võimalikult palju koonduda, et läbi klastrite, läbi liitude jõuab see sõnum ja need sõnad jõuavad kindlasti ka riigina oluliselt tugevamalt, et milliseid meetmeid, milliseid otsuseid oleks vaja. Et siis on nagu tõenäosus sellisteks muutusteks ja nii-öelda selle mõistlike ettepanekute läbiminekuks kindlasti suurem. Aga millest mina täna siin räägin? Et ma ei oleks ilmselt pankur, kui ma näiteks ei räägiks numbritest ja näiteks graafikuid. Et slaide mul jagub, et millele ma keskendun on siis ennekõike natuke räägin suurest pildist, natuke ekspordist, kindlasti ka sellisest väljavaatest, mida siis ettevõtted arvavad, samuti investeeringutest ja tööjõuteemadest. Ma arvan, et eks ma päris palju puudutan neid teemasid, mis siin ka täna jutuks tulevad. Ja kohe ütlen ka ära, et mul on endal väga kahju, et ma ei saa päeva lõpuni jääda, et vaatasin nii robotite teema, operatsioonisüsteemide teema, Jaaku tahaks väga kuulata, et ma arvan, et see on täna kindlasti väga huvitavad ettekanded ja minu jaoks oli positiivne, et neid saab ka järgi kuulata. Aga hakkame vaikselt pihta. Et kõigepealt ma ikkagi kordaks natuke seda teemat, millest ma tavaliselt räägin, et miks see tööstus Eestil oluline on. Et palju räägitakse erinevatest majandussektoritest ja tihtipeale on tunne, et tööstus jääb kuidagi tahaplaanile. Ma arvan, et see viga tuleb kohe ära õiendada, et tööstus on Eestile kõige olulisem majandussektor, mis iganes pidi me ei vaata. Kas me vaatame nagu tööstuse panust SKP-sse, kõige suurem majandussektor, kes siis nii-öelda panustab rahaliselt Eesti majandusse. Vaatame tööhõivesse, kus siis peaaegu iga 5 töötaja saab tööd tööstuses ja nagu me kõik teame, rusikareegel on see, et 1 töökoht tööstuses loob ligikaudu 2 töökohta siis toetavates teenustes. Nii et kahtlemata on tegu Eestile kõige olulisema majandusharuga. Et selle tähtsust ei saa kindlasti alahinnata. Ja ma ütleks veel, et tegelikult nagu selle viimase 2 aasta nagu kriis on nagu näidanud ka seda tööstuse olulisust ja kui oluline on ikkagi see, et meil on ka omal tootmine olemas ja mis potentsiaal seal peitub. Eriti kui me vaatame ka seda, mis siin rahvusvahelistes tarneahelates on toimunud ja kuidas see tootmine on ka vaikselt hakanud ümber paiknema. Mõni sõna ka meie ekspordist, et kui me räägime ekspordist, siis räägitakse numbritest, et on ta nüüd 10 miljardit, 11 miljardit, 12 miljardit, et need numbrid on kohati suured ja kuidagi võib-olla hoomamatud. Siis ma ütleks seda, et tegelikult on meie eksportijad ja eeskätt töötlev tööstus teinud sel sajandil, ütleme siis viimase 18-19 aastaga ära nagu ikkagi väga suure töö ja peab suure kummarduse tegema meie tööstusettevõtete ees. Et sisuliselt on Eesti suutnud oma ekspordi turu osa maailmas 3-kordistada. Ei ole just nagu, ma isegi nagu hetkel pisut kõhklen, et kas või kui palju selliseid näiteid siia kõrvale on panna. Ka tegelikult teised Balti riigid on väga tublid olnud, aga see on kahtlemata olnud edulugu Eestile. Ja miks on see veel kord tagasi tulles nii oluline, et lühidalt kokkuvõttes Eestis toodetud kaupade eksport on siin viimastel aastatel olnud 10 miljardi jagu, see aasta liigume juba 12 miljardi graafikus. Kui me mõtleme meie SKP peale, siis on see kuskil suurusjärk 28, võib-olla jõuame 30 miljardi euroni. Et see panus on väga suur, mis eksport ja Eestis tööstus meie SKP-sse annab. Loomulikult see peab sisendite nii-öelda impordi nagu maha arvestama, aga ikkagi need numbrid illustreerivad, kui oluliselt tööstus Eesti sisemajanduse koguprodukti mõjutab. Nüüd eelmisest aastast lähen siin kiirelt üle. Oli keeruline tegelikult kõikidele sektoritele, ka seal, kus hüppeliselt tellimused kasvasid ja ka seal, kus tellimused piltlikult öeldes natukene oli see sama efekt või meenutan nüüd aastat 2009 algus, kus nagu
ühel hetkel kustus valgus, et nii hulluks meil Eestis ei läinud, aga tellimused kukkusid paljudel ettevõtetel ikkagi 15-20, kohati ka rohkem protsenti ja tellijatel oli ebakindlus väga suur. Ja loomulikult mingitel sektoritel oli tellimusi rohkem, et farmaatsiatööstus, keemiatööstus, meditsiiniga seotud valdkonnad, seal oli väga tõsine väljakutse, kuidagi nende tellimustega toime tulla. Aga ka masinatööstus tegelikult ma ütleks ja ka puidutööstus juba 3.–4. kvartal näitasid väga tugevat kasvu ja ka masinatööstus lõpetas aasta kasvunumbritega. Küll aga peab ütlema, et jah, mööblitööstusel oli eelmine aasta keeruline, tulen selle asja juurde kohe tagasi järgmise pildiga, aga mööblitööstuses ütleme siis mõnevõrra mahud langesid. Ja kui vaatamegi viimaseid aasta ikka mööblitööstuses, et see on nüüd põhineb Statistikaameti lühiaja statistikal, et selles mõttes ei tasu siit otsida, et see nüüd nagu euro pealt nagu täpselt näitab neid käibeid, aga ta näitab trendi väga hästi. Ja ma julgeks öelda, et eelmine aasta selles mõttes ikkagi teine kvartal oli mööblitööstusele väga-väga keeruline, mis on ka arusaadav, et kui me mõtleme, et me ekspordime päris palju Põhjamaadesse ja ka mujale, ka Saksamaale, kus vahepeal pandi suisa poed kinni või lasti siis ühel hetkel ostjaid ühekaupa sisse, et selge see, et see teisipidi ka meie kliendid seal teisel pool riigi piire olid väga ettevaatlikud oma tellimuste tegemisel. Et see kindlasti andis müügimahtudele, tootmismahtudele olulist mõju. Kolmandast kvartalist hakkas ka mööblitööstuses taastumine. Aasta kokkuvõttes siiski jäi tegelikult ütleme selline suurusjärk 10-15% enamusel ettevõtetest need mahud jäid eelnenud aastal alla. Nüüd sel aastal me tegelikult oleme näinud, et on olnud päris kiire mahtude kasv. Et kui 2020 mööblitööstuses mahud langesid kuskil 15% müügimahud, siis ütleme esimesed 5 kuud just. Ja kui me nüüd võrdleme selle aasta esimese 5 kuuga, siis me näeme, et mööblitööstuses on 6 kuuga isegi juba ekspordi andmed on väljas, näeme, et 16% on mööblitööstuse mahud kasvanud. Et see illustreerib, et me oleme jõudnud 2019 aasta tasemele sisuliselt esimese 6 kuuga nüüd. Ja kuidas see suures pildis korreleerub, et eksport tervikuna on 6 kuuga kasvanud 26% ja loomulikult seda mõjutab nüüd elektroonika, seadmete müük, põlevkiviõli müük, aga isegi kui me need sealt kõrvale jätame, siis tegelikult on Eesti eksport kasvanud 20%. Ja ma ütleks, et see kõik ei ole kindlasti nagu selline hinnatõusu efekt, sest tegelikult ka viimasel 3 kuul, kui vaadata nüüd toodangumahtude numbreid, mida ka Statistikaamet jälgib, siis tegelikult me näeme, et need on aasta võrdluses on 10-18% olnud suuremad, et ka toodangumahud on tegelikult päris arvestatava kasvu läbi teinud. Nii, räägin mõne sõnaga tööstusettevõtete uuringust. Meil on ka väike juubel see aasta, me tegime seda 10. aastat juba, kui päris aus olles ma nii sügavat sissevaadet, ma ei taha küll kuidagi ennast ega meie panka nüüd sellega kiita, aga tegelikult sellist järjepidavat sellist uuringut mina teist Eestis ei tea, mis tööstusesse vaataks ja miks see meile oluline on, et tegelikult siit on tekkinud päris hea võrdlusbaas aastate lõikes. Me saame ise ka pangana ettevõtetest paremini aru ja oskame paremini otsuseid teha. Ja samuti me oleme jaganud iga aastaga neid tulemusi ettevõtetega, et abiks olla otsuste tegemisel ja võib-olla jagada siis seda pilti, et mis tööstuses ja tööstusharus konkreetsemalt toimumas on. See aasta ka osales tegelikult pisut alla 300 tööstusettevõtte, aga kui me vaatame käibe järgi nüüd, siis võib öelda jah, et enam kui 20% Eesti tööstusest osales selles uuringus. Tegelikult kõik tööstussektorid olid kenasti kaetud. Ühe punkti poole pealt me jäime nüüd küll hillele jäime kõvasti alla, et meil osales 18 mööblitööstusettevõtet, et selles mõttes me ei ole nii representatiivne kui see uuring, mis läbi viidud sai. Aga ma usun, et siiski ka näitab mööblitööstuse kohta nii mõndagi. Nüüd oluline on ka märkida, et selle uuringule ettevõtted vastasid siin märtsis-aprillis. Ja see kajastab võib-olla selline kvartal tagasi neid hinnanguid ja arvamusi. Ma julgen ise arvata, et tänasel päeval küsides võib-olla oleks need hinnangud isegi veel kõrgemad kasvuvõimalustele, sest tegelikult me näeme, et turul on kahtepidi trend, mille juurde kohe tuleme ja siin täna ilmselt räägime ka päris palju,
on siis see, et tegelikult turul nõudlust on üksjagu, aga probleem on kindlasti tooraine kättesaadavuse ja nende hindadega. Aga eeldades jah, ütleme siis, et on võimalik nii-öelda ressursside poole pealt ettevõttel ennast varustada, siis täna turgudel on iseenesest soodne olukord, et nõudlus on päris suur ja tegelikult ka mis iganes põhjustel, inflatsioonihirm, majanduse taastumine, vaktsineerimine, aga inimesed tarbivad ka mitte ainult Eestis, vaid ka mujal tegelikult võib-olla mõnevõrra rohkem, kui seda varem tehti. Nüüd sektorite lõikes näeme seda, et kõige suurema kasvu eesmärgi ongi püstitanud just puidutööstuse ja mööblitööstuse ettevõtted. Mööblitööstuses ma ütleks, et siin natukene on ka küsimus ka selles madalas võrdlusbaasis, sest eelmine aasta ikkagi selgelt oli paljude jaoks oli langusega tegu, et oli väga keeruline aasta, aga see siiski illustreerib seda, et käesolevat aastat ettevõtted ootavad korralikku kasvu. Ja kasumlikus osas ka, et ma ütleks, et ka mööblitööstuses nüüd pooled ettevõtted prognoosisid kasumlikkuse paranemist ja ainult iga 6 prognoosis kasumlikkuse langemist. Aga muidugi jah, viimastel kuudel peab tõdema nüüd see toorainete ja ütleme siis ressursside hinnatõus on kindlasti paljusid mõjutanud ja küsimus on see, et kas need hinnatõusud nii-öelda aitavad nüüd piisavalt, kas need realiseeruvad piisavalt kiiresti ja aitavad ettevõtetel nii-öelda tagasi tulla siis prognoositud tulemuste juurde see aasta. Nüüd küsides ka, et mis siis nagu sel aastal ettevõtete jaoks kõige olulisemad on, siis riskid, siis loomulikult on ikkagi see ettevõtte konkurentsivõime tagamine on väga oluline teema, nagu näete ka tooraine hinnariski juhtimine, töötajate terviseohutus, need kõik olid tegelikult väga olulised teemad ka mööblitööstuse ja puidutööstuse jaoks. Ja võib-olla sellised teised küsimused, mis nagu välja võiks tuua veel ka mööblitööstuses toodi just välja seda võtmetöötajate hoidmist. Ma ütleks, et see on tegelikult kõikides tööstussektorites on nagu muutumas järjest olulisemaks, et inimesi väärtustatakse ja et eks me kõik oma ettevõtetes teame, kes on nagu see, kes on need inimesed, kellel see ettevõte põhineb ja toetub, et ega ilma nendeta on ka raske neid tulemusi ära tuua. Nüüd tooraine hindadel ma pikalt ei peatu, ütleks seda, et see aasta on olnud paras ralli, peab ütlema ka seda, et need on erinevate toorainete ja klasside lõikes on olnud see pilt pisut erinev, et me kõik teame puitu, metalli, aga sama lugu on ka teiste toorainetega, et nad ei ole võib-olla kõik päris samas taktis tõusnud, võtame siin nafta, võtame ka toiduhinnad, aga selge on see, et põhimõtteliselt mõjutab see kõiki tööstussektoreid. Et ma julgen küll öelda, et ei ole ühtegi sektorit, kes sellest puutumata oleks jäänud. Ja küsimus on muidugi selles jah, et keda ja kui palju, et kui palju need tooraine hinnad tõusevad. Tegime ka sellise stress-testi, et kus me vaatasime siis circa 120 Eesti suuremat tööstusettevõtted, suured ja keskmised tööstusettevõtted ja võtsime sellise 20% toorainete või sisendite hinna kallinemise aluseks. Mitte, et me prognoosiks seda, et on ettevõtteid, kellel see on nagu see number, on ettevõtteid, kellel see on keskmisena vähem, pigem on see keskmisena nagu vähem, aga on ka ettevõtteid, kellel see on keskmisena isegi suurem. Et me kõik teame, mis on puidu ja metalli hinnaga see aasta toimunud. Ja ma võib-olla isegi süveneks nii sektoripõhiselt siit erisustesse, ma lihtsalt tooks välja selle, et minu arvates see slaid illustreerib väga hästi, et tänases keskkonnas ei ole aega väga pikalt läbi rääkida ka ostjatega neid hindasid, et tegelikult need hinnad vajavad tõstmist ja näha on, et need ettevõtted, kellel on need läbirääkimised ka rohkem aega võtnud, kindlasti see mõjutab tulemusi päris oluliselt. Et selge see, et lepingud ja kokkulepped on erinevad, aga mida ma julgen võib-olla teiselt poolt öelda, niimoodi kõrvalt nähes neid asju, et kindlasti on ka, kui me riigi piiri taha teisi ostjaid vaatame, siis et ega seal ka nendel väga palju valikuvõimalust ei ole ja tegelikult saadakse aru, et hinnad on ikkagi turul päris märkimisväärselt tõusnud. Nii et julgustan jah neid läbirääkimisi pidama. Mitte, et see kerge oleks, et tehan, et ega seal taga on ka teistpidi, tuleb mõelda ka teistpidi ilmselt nagu ongi, et on pikaajalised kliendisuhted, kokkulepped ja kokkulepetest tavapäraselt ju ikka peetakse kinni, aga mingis mõttes see olukord täna turul on erakorraline, et me ei ole sellist olukorda ju
ju aastaid nii-öelda sisendi hinna tõusu mõttes näinud. Nüüd ekspordist ka. Kui vaatame nüüd, kuidas meie sihtturud on eelmine aasta muutunud, siis ma ütleks, et suures pildis väga suurt muutust ei ole toimunud meie kõige olulisemates turgudes. Jätkuvalt Soome, Rootsi, kõige olulisemad turud meie ettevõtete jaoks. USA on tõusnud pilti, USA-sse on hakatud müüma otse elektroonikaseadmeid, täpsemalt telefone, kui Statistikaameti statistika lahti võtta, põhimõtteliselt üle poole meie ekspordist USA-sse on telefonid. Aga sinna läheb ka põlevkiviõli, naftatooteid, aga järjest rohkem on hakanud ka minema ka näiteks puidutooteid, ka mööblitootjad vaatavad USA turu poole, et täiesti juba esindatud meie ekspordistatistikas. Ja Saksamaa, et Saksamaast on räägitud palju. Ma ütleks, et see on kindlasti üks selline väga oluline turg, millel peab silm peal hoidma, et kui ikkagi ettevõte kasvab ja võib-olla siin lähiturud nii-öelda mõistlikul tasemel ammenduvad või et siis on väga loogiline vaadata Euroopa suurima turu poole, milleks siis Saksamaa kindlasti on. Mis mööblitööstust puudutab, siis eelmine aasta võib-olla sellisem negatiivsem mõju oli siin, me näeme Taani langust, et seal on ka tegelikult mööblitööstuse müük Taani mõnevõrra langes, isegi Norrasse rohkem, kui ma nüüd õieti numbrit mäletan. Et Skandinaaviasse müük kindlasti eelmine aasta nagu pihta sai. Tegelikult ka Soome, Rootsi ikka selgelt olid mõjutatud. Ja võib-olla üks asi veel, millest selle slaidi puhul tähelepanu juhiks, et me elame tegelikult selles mõttes huvitavas aastas, et kõikide meie olulisemate sihtturgude majanduskasvu on kasvamas nii-öelda siis oluliselt kõrgemas tempos, kui on olnud eelnenud aastad. Ja need numbrid, mis siin slaidil on tegelikult meie aprillikuu prognoos. Ma julgen arvata, et me nüüd augustis vaatame selle üle ja tõenäoliselt mitmete riikide osas positiivses suunas, mis näitab seda jällegi, et meie need riigid, kuhu me täna müüme ja kuhu me kellega me suhtleme ja kuhu me ekspordime, et nende majandused on kasvamas, nende tarbimine on kasvamas ja see on teisipidi jälle väga oluline võimalus meie jaoks. Kui küsisime ka meie uuringus ettevõtete käest, et millised on kõige olulisemad sihtturud nii-öelda täna ja millised on turud, kuhu te plaanite minna, siis siin üllatust ei ole, et ettevõtted said välja tuua kolm kõige olulisemat sihtturgu täna ja siis nii-öelda uued sihtturud. Ja võib öelda, et enam kui pooled tööstusettevõtted tõid välja, et nii-öelda tänaste kõige olulisemate turgude hulgas on Soome kindlasti, mis on ka loogiline, et kui mõelda nüüd, et eriti veel, et kui alustada nii-öelda eksportimist ja ettevõte on kasvanud, et kuhu minna, et Soome on piisavalt suur riik, seal on piisavalt palju raha, jõukust tegelikult, suhteliselt sarnane keel, ärikultuur, et väga loogiline valik nii-öelda eksporditee alustamisel. Ja seal tegelikult osatakse Eesti tooteid hinnata ka. Rootsi teine 2 korda suurem turg kui Soome tegelikult meie kõrval, ka tegelikult kasvava elanikkonnaga, näitab kenasid kasvunumbreid, väga oluline meie ettevõtete jaoks. Ja nagu näete, et Läti on küll meie naaber, sinna on siis teatud sektorites võib-olla pigem rohkem koostööd ka näiteks toidutööstuses, aga Saksamaa osakaal on siis ettevõtete jaoks ka järjest enam tõusnud. Ja ma ütleks, et eriti kui me vaatame suuremaid ettevõtteid, siis on ikkagi väga paljud ettevõtted seda Saksamaa turgu sihivad ja sinna vaatavad. Mööblitööstuse jaoks loomulikult on Põhjala siis nii-öelda Skandinaavia riigid kõige olulisemad, siin üllatust ei ole. Kui vaatame uusi turgusid, kuhu ettevõtted minna plaanivad, siis võib-olla lisaks Saksamaale ma tooks välja mööblitööstuse puhul ka Prantsusmaa, UK, aga tegelikult USA on siis ka teatud ettevõtetel täiesti sihikul, kus soovitakse mahtusid kasvatada. Ja võib-olla vabandust see ka veel, et tegelikult mida me näeme on siis see, et üle tööstussektorite, et ka see aasta on oluliselt kasvanud nii-öelda soov ka minna uutele turgudele. Et see paistis küll silma tegelikult üle tööstussektorite. Nüüd kui küsides ka seda, et natuke teise nurgalt, millest ka enne juttu oli, kuidas see kriis siis mõjutas ettevõtteid, et siis loomulikult ettevõtted tõid välja neid sisendite ja tarneprobleemi, samuti tellimuste langust, et seda toodi mööblitööstuse poolt päris palju esile, aga ka tegelikult
nagu juttu oli, et osadel ettevõtetel ka tellimused kasvasid, näiteks meie uuringus osalenud enam kui 50 puidutööstusettevõtet, nendest pooltel tellimused kasvasid eelmine aasta. Ja eks see natukene on mõjutatud sellest, et eelmine kevad, kui inimesed nii Eestis kui mujal avastasid, et peab kodus istuma ja kuskil käia ei saa, et siis hakati kodus remonti tegema ja see trend on kusjuures päris huvitavalt jätkunud nagu siiamaani, et tegelikult nõudlus on päris tugev, et loodame, et siis mööbli poolele kandub see nüüd nii-öelda järgmise lainena nagu üle või tundub, et ongi juba kandunud. Investeeringutest rääkides, loomulikult pankurina ma vaatan, et kas pankurile ka tööd on, et tundub, et on. Investeeringud keskmisena on kasvamas Eesti tööstuses üle mitme aasta. Ja mingis mõttes on see ka väga loogiline samm, sest eelmine aasta, et isegi kui tellimused võib-olla ära ei kukkunud, et sellist ebakindlust oli väga palju ettevõtete jaoks. Samuti võtame lihtlabase näite, et kui ikkagi ei saa insenerid tulla installeerima siia seadmeid, näiteks Itaaliast, või kui teisipidi ei saa minna, mis iganes, näiteks Jaapanisse vaatama, et kuidas see uus robot ikkagi täpselt töötab, siis ongi keeruline selliseid investeeringuid teha, et see hoidis kindlasti investeeringuid tagasi. Ja nüüd me näemegi seda, et paljud ettevõtted on ka sellised, et ühelt poolt võetakse sahtlist välja kõik sellised investeeringud, mis tuleb ära teha, mis edasi lükati, aga on tulnud lauda ka nagu uued plaanid, just silmas pidades seda paremat konjunktuuri olukorda. Mööblitööstuses nii-öelda suhtena käibes see investeeringute osakaal see aasta pisut langeb, aga seal ei ole ka mingit nii-öelda traagilist efekti, et pigem on seal taga võib-olla see, et paari suurema ettevõtte investeeringuprogrammid lõppevad ja võib-olla neil oli see aasta nagu vähem investeeringuid. Et usun, et mööblitööstuses ka tegelikult on üksjagu plaane laual, eriti kui veel pärast tehnoloogiate juurde tulen. Ja võib-olla selline keskmine tasuvusaeg ka sellest rääkides, et Eesti tööstusesse keskmisena on 5 ja 6 aasta vahel, mööblitööstuses 5,8 aastat. Ja tegelikult, kui mõtlema hakata, et võib-olla mingis mõttes ka selline aeg, kus iga plaan pidigi nagu 2-3 aastaga nagu ennast ära tasuma, ongi nagu mööda saanud, et sellised madalal rippuvad viljad on nagu ära võetud ja et ka täna nii-öelda targalt investeerides tulebki teha nagu plaane tulevikuks. Aga sellest hoolimata ma ütleks, et see on ju igati korralik tasuvusaeg, et tegelikult kui teisipidi nii-öelda tootluse numbritesse ümber arvestada, siis ma ütleks, et igal juhul mõistlikum on investeerida Eesti tööstusesse kui Jüri korterisse, et tootlus on parem tegelikult. Nüüd, kuhu siis ettevõtted investeerivad? Põhiline teema loomulikult efektiivsus. Mahtude kasv on tegelikult teisipidi laual, aga ma ütleks, et mahtude kasv on ka väga loogiline valik, sest et kui sa ikkagi lähed uut seadet ostma, mis on efektiivsem, siis tihtipeale ta ikka võimaldab ka rohkem toota ja tänu sellele vaadatakse siis ka äriplaan sellest lähtuvalt üle. Aga mis teeb veel eriti rõõmu on ikkagi see tootearenduse pool, mida ma ise iga aasta olen ka jälginud ja see on stabiilselt kasvanud, et ikkagi ettevõtted investeerivad, et on üks peamistest eesmärkidest selgelt juba enam kui pooltel ettevõtetel tööstuses, et arendada oma toodet, on see siis allhanketoode, on see oma toode, aga igal juhul, et liikuda nii-öelda sellel lisandväärtuse kõveral ülespoole. Nüüd jätkusuutlikkuse ja keskkonnateemad, et nendest on tegelikult aastate jooksul hästi palju räägitud. Praktilise poole pealt on võib-olla hõlmatud olnud sellest mõjutatud kõige rohkem energiatootmine, ka suuremad tööstusettevõtted, aga täna võib küll öelda ja eriti kui me küsisime ka meie tööstusettevõtete käest, et täna võib küll öelda, et see on tegelikult jõudnud iga ettevõtjani see teema, et see ei ole ainult küsimus selles, et loomulikult on õige teha head, mitte saastada, aidata kaasa sellele kliimamuutuse takistamisele, keskkonnaeesmärkide täitmisele, aga mis oli vahva tegelikult, et sellest küsitlusest tuli välja, et seal on Eesti tööstusettevõtete jaoks väga praktiline väljund. Et tegelikult läbi selle, et olles efektiivsem, raisates vähem materjale jääke paremini ära kasutades, olles energiaefektiivsem, tegelikult paranevad oluliselt ka ettevõtte tulemused. Ja ma ütleks, et tööstus on selles mõttes väga suurepärane ja väga õige koht tegelikult selle keskkonnasäästlikkuse põhimõtete rakendamiseks, sest tegelikult siin ei ole vastuolu, vaid tööstus vastupidi saabki väga palju teha nagu selle jaoks, et keskkonda säästa ja jääke vähendada. Ja tegelikult, kui nüüd mõtleme mööblitööstuse peale, nii mööblitööstuses kui puidutööstuses oli see tootmisjääkide vähendamine, number 1 teema, mida välja tooti, samuti mööblitööstuses nende tootmisjääkide küsimus,
siin natukene võib olla ka see teema, et kui hea täna see väljund Eestis on, et see on võib-olla eraldi diskussiooni koht, et noh, näiteks tekstiili, kilejäätmed, et kindlasti võib-olla vajavad lahendust. Aga lisaks tõid ka ettevõtted välja siis energiaefektiivsuse teemat. Noh, me kõik teame, et paljud tööstused on juba vaadanud nii-öelda oma valgustuslahendused läbi seadmete puhul energiakasutuse, et sealt see võit, mis on võimalik saada, on tegelikult ikkagi väga suur. Ja samuti taastuvenergia lahendused, mille peale siis ka tegelikult on mööblitööstusettevõtted mõtlemas. Nüüd, kui räägime automatiseerimisest ja digitaliseerimisest, siis me näeme seda, et tegelikult sel aastal on kõige suurem aktiivsus just keskmise suurusega ettevõtete poolt. Ja see on väga loogiline samm. Suured ettevõtted on sinna nagu aastaid väga palju panustanud, tegelikult väga korralikule tasemele juba jõudnud automatiseerimise, digitaliseerimisega. Ja nüüd tundubki, et keskmise suurusega ettevõtted on avastanud, et need tehnoloogiad on kas siis muutunud piisavalt odavaks, rakendatavaks või on juurdepääs sellele, ka parem juurdepääs nendele, kuidas neid ettevõttes rakendada. Ja täna võib öelda küll, et keskmise suurusega ettevõtetes iga teine euro läheb tänavu siis nii-öelda just investeerimiseks automatiseerimisse ja digitaliseerimisse. Ja ma võib-olla niivõrd isegi ei eristaks seda, sellepärast, et seda on ka kohati neid kahte valdkonda pisut raske eristada, et nad on omavahel päris tihedalt seotud. Aga sektorite lõikes, kui vaatame, siis jah, tööstuse keskmine on selline võib-olla 1/4 investeeringutest sellesse valdkonda ja mööblitööstus siis plaanib panustada pisut enam. Et selgelt see nii digitaliseerimine, kui me siin vaatasime just ka robotilahendusi, et robotid on ju muutunud tegelikult järjest odavamaks, neid on järjest lihtsam programmeerida. Mingid variandid on, mida sa saad juba käe liikumise järgi nii-öelda nagu seda liigutust paika panna. Ja kui sa võtad selle nii-öelda tasuvusaja kontekstis nii-öelda nüüd läbi kalkuleerida, et siis ma ütleks, et see on ikkagi sellised lihtsamad või monotoonsemad operatsioonid, et seal tundub, et täna ei ole üldse küsimust, et pigem ongi jah, selle layout'i läbiplaneerimine ja selle õige koha leidmine, kus seda rakendada. Nüüd uurisime ka seda, et mis investeeringuid tagasi hoiab ja ma ütleks, et just seesama ebakindlus keskkonna suhtes ja siis ka puudub kompetentne tööjõud olid just need kaks asja, mida ka mööblitööstusettevõtted välja tõid. Ja ma ütleks, et just mööblitööstusettevõtete puhul need protsendid olid isegi kõrgemad, et ebakindluse puhul selle tänase keskkonna suhtes oli see enam kui 70% ettevõtetest, mis on ka arusaadav, vaadates seda tsüklit, kus me oleme läbi tulnud. Aga mis oli võib-olla eristab mööblitööstussektorit teistest tööstussektoritest on just see puudub kompetentne tööjõud, kus enam kui 60% ettevõtetest tõi seda välja nagu piirava tegurina. Ja selle üle on tegelikult päris kurb meel, et kui meil nii-öelda vajaliku spetsialisti puudumise tõttu ei saa investeeringut teha. Aga see paraku reaalsus on, et tööjõuturu teema juurde tulen veel korra tagasi ka. Nüüd, kui rääkida sellest, et mis on värbamisplaanid ettevõtetes, siis nagu näete, keskmisena plaanisid kevadise seisuga tööstusettevõtted nii-öelda palgata juurde kuskil 2,5% jagu töötajaid. Eesti kontekstis kuskil 3000 käepaari juurde tuua tööstusesse, mööblitööstus isegi rohkem. Aga ma julgen arvata, et see on lihtsalt mu enda tunnetus, et tänase seisuga see protsent oleks ilmselt kõrgem, kui oleks lihtsalt neid käsi võtta turult. Et see tööjõuturu kriis ja tulen ka palkade teema juurde, et see on meid tabanud võib-olla kiiremini, kui me isegi oskasime oodata. Et tegelikult see probleem tööjõuturul on päris arvestatav. Ja kui küsidagi nüüd, et millistest spetsialistidest on puudus, et loomulikult on ka lihtsamaid töörolle kõikides ettevõtetes, aga ikkagi valdav oli see, et meil on puudus valdkonna oskustöölistest, meil on puudus seadmeoperaatoritest ja meil on ka tootmistehnoloogidest puudus. Ja need 3 valdkonda tulid välja mööblitööstuse puhul olidki kõige olulisemad nii-öelda valdkonnad, kus siis ettevõtetel inimesi puudu on. Et ma ütleks selles mõttes väga lähedane sarnane isegi masina metallitööstusele. Ja see on nagu selles mõttes tõsine teema, et mõtlesin ise ka, et kui ma nüüd koputaks mõne ettevõtte uksele ja ütleks, et ma tahan CNC operaatoriks tulla näiteks, siis ma arvan, et esimese hooga mulle ilmselt tööd ei pakuta, et ma peaks ikka päris korraliku väljaõppe enne läbima, enne kui mind
kalli ristapuu taha usaldada ja ma mingit väärtust ka suudan luua. Et kindlasti on näha, et ma arvan, et tuleviku vaates ka, et tööstus muutub järjest spetsialiseerutumaks kohaks, et see ei ole võib-olla selline koht, kuhu tulla nii-öelda paariks nädalaks tööle või lihtsalt proovida. Aga nagu näete, on ka teisi rolle on tööstuses vaja. Näiteks puidutööstuses on tootmise planeerijad, tootearendusspetsialistid väga otsitud, et tegelikult ka lai nii-öelda neid ametivaldkondi või kohti, mida meie tööstusesse vaja on, kuni IT-spetsialistideni välja, sest kui me räägime siin väga palju digitaliseerimisest, et tegelikult on ju ka digitaliseerimine eeldab seda, et ettevõttes endas ka see kompetents olemas on. Nüüd palkadest rääkides, ma ütleks, et keskmisena plaanitud palgatõus on põhimõtteliselt kõikides sektorites palgatõus plaanitud, aga tänase seisuga võib küll öelda seda, et tõenäoliselt tuleb need plaanid üle vaadata. Sest viimaste kuude nii-öelda maksulaekumise statistika näitab, et pigem indikeerib sellist 7-8% palkade tõusu. Nii et tõenäoliselt ikkagi tuleb ettevõtetes need nii-öelda kalkulatsioonid ja eelarved üle vaadata palkade osas ja ütleme, et sellise 2-3% palgatõusuga ei pääse. Aga see loomulikult sõltub ettevõtete lõikes, sõltub ka sellest, et kus see baastase on. Et ilmselt on võib-olla nii-öelda siis, kus on võib-olla sektori lõikes võib-olla tegu nii-öelda keskmisest madalama palgaga, et seal on see surve kindlasti suurem. Nüüd tööjõukulude osakaal käibes, et miks ma sellest üldse räägin, et me viisime paar aastat tagasi läbi stress-testi, mida me oleme iga aasta uuendanud, et jälgida ja vaadata, et kui hästi ettevõtete kasumi aruanded ja bilansid sellele palkade kasvule vastu peavad, kui tegu kiire palgakasvuga on. Ja kui vaadata nüüd sellist kiiret palgakasvu, ütleme selline 8% palgakasv, kuhu me võib-olla ka see aasta tõesti välja jõuame, siis tegelikult, kui selline palgakasv püsib mitu aastat, siis see mõjutab ettevõtete kasumimarginaale ikkagi päris oluliselt. Ja sellise tempoga nii-öelda nagu tõsta oma ostjatele hinda, nii-öelda nagu ainult tööjõu argumendile põhinedes on keeruline. Seda eriti olukorras, kui meie nii-öelda siis konkurentriikides ja konkurentettevõtetes võib-olla keskmisena palgad tõusevad 2-3%, siis eriti kui see tööjõukulude osakaal nii-öelda kogu kuludest on suur, siis on raske nagu sama tempoga seda hinda nii-öelda järgi tõsta. Et selge see, et see efektiivsus või mingisugused lahendused peavad ettevõttes selle palgatõusuga kaasa tulema. Ja ütleme selline rusikareegel, et võib-olla siit veel edasi mõeldes, et me ise oleme ka jälginud pangas ja ettevõtetega rääkinud just nendest lisandväärtusest töötaja kohta, mida luuakse. Et ma ei taha küll kuidagi, kuidas ma ütlen, et seda keerulisemaks teha, aga ütleme, lisandväärtus on selline hea näide väärtusest, mida ettevõte loob. Ja seda võib mõõta 2 viisi ettevõtte tasandil. Kõige lihtsam on liita seal siis palk, maksud, amortisatsioon ja kasum kokku. Teine variant on võtta ettevõtte käive ja sellest maha lahutada nii-öelda sisendite kulu. Ja see näitabki, see on see lisandväärtus, see on see väärtus, mida konkreetne ettevõte loob. Ja kui me jagame selle töötajate arvuga, siis me saamegi teada, et kui suur see aastas on. Ja ma täna julgeks öelda, et nii-öelda sellises turvalisemas tsoonis on need ettevõtted, kus see number on 30 000 eurot aastas töötaja kohta. Et kui see number jääb nüüd vähemaks, ei tähenda seda, et nüüd ettevõttega kohe midagi hullu on, aga see ettevõte on kindlasti võib-olla nagu rohkem haavatavam nii-öelda sellistele kiiretele palgatõusudele. Nüüd, kui uurida ka seda, et mis siis kõige suurem väljakutse on töötajate leidmisel, siis tegelikult siin üllatust ei ole, et ikkagi see sama kvalifikatsiooni teema, ma ütleks, see on nagu aasta-aastat nagu järjest nagu süvenev teema. Ma tahaks loota või kuidagi kõrvalt vaadates tundub, et see kutsehariduse populaarsus on ka muutunud nagu ikkagi paremaks või inimesed on hakanud aru saama, et tegelikult on võimalik ka kutseharidust omandades saada väga korralik töökoht, väga hea palk, väga hea arenguväljavaated. Aga tegelikult jah, nii tööstuses on nii kutsehariduse kui kõrgharidusega spetsialiste vaja ja tegelikult ettevõtted sellest puudust tunnevad. Aga mida mööblitööstuses just välja toodi, on see sama kvalifikatsiooni teema ja ka ettevõtte asukoht, mida alati ei saa valida, et kui ettevõte selles piirkonnas tegutseb, et siis ongi sinna ju töötajaid vaja,
et tööstuses nii-öelda raske on teha distantsilt kuidagi seda tööd. Aga kui vaatame nüüd ka seda, et me uurisime ka seda olulisust ettevõtete jaoks, siis mis oli võib-olla huvitav teema, mis tuli välja just vaadates ka tagasi võib-olla eelmise aasta peale, on siis tööjõukvootide teema, mida tõid välja just suured ettevõtted, keda see kõige rohkem piiras. Nüüd väga loogiline jätk on siis automatiseerimisest veel rääkida. Et siin ma ütleks kohe seda, et aastate lõikes on tegelikult need muutused, mis toimuvad, on siiski päris suured, mis on aset leidnud, eriti kui ma võtan nüüd 3 aastat tagasi ja mis see pilt nagu täna on. Ja tegelikult me kõik teame, et järjest rohkem sellele automatiseerimisele, digitaliseerimise poole vaadatakse. Ajalooliselt on puidutööstus on olnud siin kindlasti esirinnas, et on tegelikult väga palju panustanud automatiseerimisse, digitaliseerimisse, eeskätt just keskmised ja suured ettevõtted. Aga tegelikult ka, ma ütleks, et ka mööblitööstus on automatiseeritud tehnoloogiaid tänaseks rakendanud päris arvestataval määral pea iga teine ettevõte. Ja võib-olla mis on tänaseni olnud selline natuke avastamata valdkond, on just seesama tööstusrobotite teema, kus täna võib-olla mööblitööstustest kasutab iga 10. ettevõte tööstusrobotit. Aga kui me vaatame nii-öelda sellesse uutesse tehnoloogiatesse, mida on plaan 2 aasta jooksul rakendada, siis iga teine mööblitööstusettevõte plaanib järgmise 2 aasta jooksul tööstusrobotit soetada. Nii et kindlasti seesama teema, mida me siin vaatasime, on väga paljude ettevõtete jaoks igati asjakohane. Ja võib-olla lihtsalt mööblitööstuse spetsiifiliselt veel rääkides, et üks koht, kus ma vaatasin, et eristus veel oli siis e-poe lahendused, kus täna ka võib-olla neid lahendusi veel täna nii palju pole, aga jah, et iga 3. mööblitööstuse ettevõte plaanis ka investeerida sinna, et siis ka oma e-poe lahendust luua, et klientidele otse müüa. Ja tehnoloogiate osas ka, et kui te vaatate suurpilti, siis siin on näha, et ka sellised täiesti uued tehnoloogiad on juba jõudnud ettevõtete lauale ja veel rohkem plaanitakse siia panustada. Näitena siis 5G, mis juba pakub päris huvitavaid võimalusi tööstusele, sellisel kiirel andmevahetusel, positsioneerumisel tööstuses. Siis Internet of Things ehk siis nende seadmete ühendamine kogu tööstuses, et seda infot kätte saada, neid kuidagi kompleksselt juhtida. Ja samuti masinõppetehnoloogiad, mis on tegelikult muutumas tegelikult on juba teatud ettevõtetes Eestis reaalselt võimalik, nii-öelda nad teevad päris suure töö ära või asendavad päris olulise inimeste rolli. Olgu selleks siis kvaliteedikontroll, tootmise täpsem planeerimine, või miks mitte ka hoolduse juhtimine, kusjuures hoolduse osas veel meenus see näide, et sellest on vist ka äkki juttu olnud, et McKinsey viis läbi ka maailmas uurimuse, et ennetava hoolduse tulemusena siis McKinsey analüütikud nägid, et on võimalik nii-öelda siis hoolduskulusid vähendada 25% ja 50% vähendada seda downtime'i, ehk siis seda aega, kui seadmed ei tööta. Ja kui mõelda nüüd nagu selle tehase põranda peale, siis need on ikka väga muljetavaldavad numbrid. Nüüd, kui vaatasime automatiseeritust ja digitaliseeritust sektorite lõikes, siis need numbrid on mõnevõrra väiksemad kui eelmine aasta, ütlen kohe ära, aga me muutsime ka natuke uuringusmetoodikat, et kui see varasemalt oli selline küsimus, millele võis vastata, aga ei pidanud vastama, siis nüüd tegelikult kõik uuringus osalenud ettevõtted sellega vastasid ja meil osales ka see aasta võib-olla natukene rohkem oli osakaal väikestel ettevõtetel, et see kindlasti omab mõju siia, aga ma ütleks, et see tulemus on selle võrra täpsem. Ja võib-olla teine asi, et see on ka selline nagu elus organism, et ettevõtted oma kommentaaridest tõid ka välja, et nad on avastanud nagu uusi kohti, mida annaks nagu protsessides digitaliseerida ja automatiseerida, et tehnoloogia areneb, me ise õpime seda paremini tundma ja avastame ka uusi kohti, mida annaks veel siis nii-öelda rohkem automatiseerida. Ja nagu näete, siis automatiseerimise osas täna mööblitööstus jääb võib-olla pisut tööstuse keskmisele alla, aga digitaliseerimises ma tean, et paljud ettevõtted on viimastel aastatel neid samme teinud just mööblitööstuses ja tegelikult on jõudsalt investeerimas nii-öelda ka sellesse digitaliseerimise valdkonda. Ja maailma kontekstis võib öelda, et ma arvan, et võib-olla selline sihttase, nagu ütleme nüüd 80 või 90%, nagu on kuskil autotööstuses, et võib-olla see ei olegi võib-olla alati mõistlik või realistlik,
Aga selge on see, et kui me neid numbreid vaatame, et meil on Eestis võimalik läbi automatiseerimise, digitaliseerimise muutuda efektiivsemaks, tulemusi parandada ja lahendada ka seda tööjõuturu probleemi. Sest me ei saa unustada ära, et piltlikult öeldes, kui me võtame Statistikaametisse statistika välja, et palju on meil sündinud viimased 18 aastat lapsi, mis on see surmade trend, et meie midagi üle teha, meie tööturg nii-öelda väheneb. Et see on kahjuks on see paratamatus, millega peame arvestama. Nüüd, kui küsisime ka ettevõtete käest, et mis on kõige olulisemad põhjused automatiseerimiseks, digitaliseerimiseks, siis ega siin ka väga suurt üllatust ei olnud, et loomulikult ikkagi efektiivsus on number 1 teema, ka tööjõuvajaduse vähendamine, et toime tulla nii-öelda selle olukorraga tööjõuturul. Aga nagu näete, et tegelikult ka kvaliteet, tootmise täpsem planeerimine, et automatiseerimisel, digitaliseerimisel on kindlasti oma sellised plussid ja võimalused ettevõtte jaoks. Aga siinkohal ma muidugi kasutaks ära ühe hetke, et ka juhtida tähelepanu ka riskidele, sest nii nagu me ka järjest enam digitaliseerume, et ega tegelikult tore on lugeda kuskilt ajalehtedest, ajakirjadest, mingitest rahvusvahelistest näidetest, kus ka häkkerid on võib-olla ettevõtteid rünnanud või väga palju kurja kokku saatnud. Tegelikult on see tänane reaalsus ka Eestis. Ja ma ütleks, et ka minnes digitaliseerima on kindlasti, eeskätt suured ettevõtted on selle teemale päris palju tähelepanu juba pööranud, aga ma julgustaks ka väikeseid ja keskmiseid ettevõtteid mõtlema nende küberturvalisuse teemade peale ja võib-olla siis kutsuma ka spetsialisti appi või siis oma IT-inimeste nii-öelda abil selle teemale tähelepanu juhtimast, et kuna me reaalselt näeme, et Eestis need ründed toimuvad ja ettevõtteid nii-öelda kahjustavad, et tasub kindlasti tähelepanu pöörata neile. Nüüd, kui küsisime ka seda, et mis siis tagasi hoiab automatiseerimist, digitaliseerimist, et miks ettevõtted seda ei tee, siis ma ütleks, et selline rajoon 40–50% ettevõtteid Eesti tööstuses tegelikult tunnistas päris ausalt, et päris täpselt ei tea, kust pihta hakata. Raske on kalkuleerida seda tasuvusaega ja ka endal puudub piisav kompetents. Seda tõi kusjuures välja iga teine mööblitööstuse ettevõte. Ja samuti toodi mööblitööstus välja ka praktiliselt iga teine ettevõte tõi välja ka seda, et puudub aeg nii-öelda selle protsessi läbiviimiseks. Ja need on mõtlema panevad numbrid ja see on ka arusaadav, sest et jällegi, et kui me võtame ette digitaliseerimisprojekti kuskil ettevõttes, siis see ei ole ju midagi sellist, kus tööstusettevõte saab näiteks IT-ettevõttele esitada tellimus, ütelda, et 2 kuu pärast ma soovin, et mul oleks efektiivsus 20% parem, et sõlmime lepingu ja palun tehke ära. Et see tegelikult seal käib päris tõsine protsess taustale, et tuleb protsessid kaardistada, läbi mõelda, rakendus ehitada, töötajaid koolitada ja see nõuab inimeste töölaualt, eeskätt just keskastme juhid ja juhid, töötajad tegelikult väga arvestatava hulga tööaega. Nii et selles mõttes see on väga oluline märkus. Aga ma arvan, et mida see võib-olla hästi illustreerib, et see tegelikult näitab seda, et kui me räägime siin ka erinevatest toetusmeetmetest või ka tugiorganisatsioonidest, näiteks ka koolidest ja riigi tugiorganisatsioonidest, see on kindlasti valdkond, kuhu panustamisest on kindlasti hästi palju võita tegelikult meil kõigil siin. Ja vaadates ettevõtete toetusprogramme ka, siis jah, see ettevõtte arenguprogramm oli ka praktiliselt iga teine mööblitööstusettevõte, kas siis juba osaleb või plaanis sellest osa võtta. Puidutööstus näiteks oli väga populaarne siis ka ressursitõhususe meede, aga ja siis võib-olla tookski välja, et see digitoetuse meede oli samuti mööblitööstusettevõtetel oluline, et tundub, et nii seda auditi poolt kui ka siis neid erinevad toetusvõimalusi digitaliseerimise läbiviimiseks, et neid ikkagi ettevõtted kasutavad päris aktiivselt. Aga võib-olla, mis mind pani mõtlema, on see, et võib-olla mitte päris pooled, aga ikkagi üle 40% ettevõtteid, kas siis pole kasutanud või ei plaani neid meetmeid üldse kasutada. Ja seal on väga erinevad põhjused, et võib-olla ka selline oluline tagasiside riigile, et võib-olla võiks mõelda selle peale, et kuidas neid meetmeid täpsemalt suunata, kuidas seda bürokraatiat vähendada ja kuidas neid nõudeid muuta, sest et ma olen ka kuulnud seda, et kohati võib-olla ka on päris arvestatavad ettevõtted, kes ei kvalifitseeru mingisugustele nõuetele või kelle jaoks on väga keeruline selle protsessi nii-öelda läbitegemine. Et kindlasti on ka selles valdkonnas siin võimalik
ära teha. Nii, aga kokkuvõtteks, et ma võib-olla ütlekski kokkuvõtteks seda, et noh, kui võib-olla sellest lühikesest plaanist alustada, siis noh, tegelikult täna turgude olukord on hea, et kui nüüd ei toimu mingit väga tõsist nagu viiruse plahvatuslikku kasvu, millega riigid hakkama ei saa, nii et piirid jälle kinni lähevad ja vaktsineerimine ei aita, siis tegelikult on eeldused nagu selliseks tugevaks majanduskasvu jätkumiseks väga head, nii-öelda nähtavas tulevikus. Ja see teisipidi pakub meie ettevõtetele päris häid võimalusi, ka mööblitööstusettevõtetele tegelikult ju kasvamiseks, et kui ehitatakse rohkem, siis on vaja rohkem diivaneid, rohkem köögimööblit, on rohkem, mida müüa vaja. Ja tarbijakindlus on samuti ka meie lähiriikides tõusnud, et noh, kui me vaatame ka siin meie lähiriikide näiteks ostujuhtide indekseid, et noh, need näitavad sisuliselt ajaloolistel rekordtasemetel, et ma isegi ei räägi ainult Rootsist, vaid tegelikult terve Euroopa tasemel, et noh, mis näitab, et seal on täna nagu tegelikult ikkagi turul selline kasvunumbrid on päris kenad. Aga mis lühikeses plaanis on kindlasti hästi oluline ja noh, paneb kindlasti kukalt kratsima, on kõik see tarneprobleemidega seonduv, sest noh, hinnad hindadeks, et kohati oli ikkagi päris paljudel tööstustel tegelikult on ju siiamaani küsimus, et saaks nagu hommikul uksed lahti teha ja saaks töötajad tööd teha, sellepärast, et kui sul ei ole materjali, millega seda tööd teha, et noh, siis ei ole nagu põhjust kokku tullagi. Ja noh, lihtsalt ma ei tea, kas see assotsieerub teemaga, aga täna oli uudis, et kui Äripäev lahti võtta, et Volvo pidi oma tehase kinni panema Rootsis, sest et kiibid ei saabunud kohale, et ei saa autosid toota. No, et see tegelikult ongi selline globaalne tõsine tarneahelate probleem. Ja teisipidi ma ütleks, et noh, et see hindade küsimus on kindlasti hästi oluline, et nagu enne rääkisime ka, et seal on see võtmeküsimus see, et kuidas tänasest olukorrast ikkagi välja tulla. Et ega me ju ei tea, mis nende tooraine hindadega toimub, et ühelt poolt on küll nagu teatav rahunemine toimunud, aga ma ütleks, et kuna analüütikute arvamused on väga erinevad ja tegelikult kui me vaatame, et noh, seda mõjutab ju et seda mõjutab nõudluse pakkumise tasakaal, seda mõjutab see nii-öelda siis majandussüsteemi pumbatud raha hulk ja tegelikult ka investorite otsused. Ja et me selle põhjal ei saa ka kindlad olla, et see hinnatõus ei jätku. Et tegelikult neid ennustusi on väga, ei ole üldse tänuväärt täna teha, aga me ei saa kindlad olla, et noh, selles, et need hinnad nii-öelda kas siis jäävad samale tasemele või kasvavad, et noh, ma tänases kontekstis küll ei julgeks teha panuseid sellele, et hinnad langevad, et see kindlasti mõjutab ja selle kontekstis on lisaks tarneahelatel hästi oluline ka ostjatega läbirääkimine. Et see võib-olla annab nagu selles mõttes, et tänane kiire tegutsemine annab ka sellise võib-olla siis edumaa nagu tulevikuks, et eriti olukorras, kus võib-olla tooraine hinnad jälle stabiliseeruvad või natuke langevad, siis on jälle keerulisem ka neid läbirääkimisi nii-öelda läbi viia. Pikas plaanis, no sellest oli ka natuke juttu, et me ei saa ära unustada seda, et kohe, kui see turukonjunktuuri kõver nii-öelda hakkab raugema või kasv hakkab raugema, siis kindlasti konkurents teravneb ka rahvusvahelistel turgudel. No me Eestis teame, mis ka meie probleemid on, et meil on tõsine probleem ka tööjõuga, mis tingib kiire palgakasvu ja selles kontekstis ma tegelikult julgustaks ja mõtleks ise ka kaasa just selle osas, et täna tasub mõelda nende pikaajaliste lahenduste peale, et kuidas seda ettevõtte konkurentsivõimet ikkagi tõsta. Et olgu siis selleks uue tehnoloogia läbi rakendamine, läbi mõtlemine, kogu selle layouti ümberpositsioneerumine, ja mõtleks, et kokkuvõttes võib nagu selle investeerimisriski võtmine olla väiksem risk kui selle tegemata jätmine. Et võib-olla see ka selline mõttetera siia lõppu. Ja pankade osas, et siin ma arvan, ma tegelikult võin isegi rääkida kõikide pankade osas, et ma julgen öelda küll, et finantseerimise osas täna meil on ikkagi päris arvestatav konkurents Eestis ja pangad, sealhulgas Swedbank, me oleme väga huvitatud ettevõtete finantseerimisest. Meie jaoks on ka tööstus selles mõttes nagu oluline sektor, sest nagu rääkisime ka, et see mõjutab ju tervet Eesti majandust. Aga siinkohal ma peatuks, et äkki kui meil küsimusi, mõtteid, arutelu, et hea meelega vastan. Ma tõesti väga vabandan, ma ei saa kahjuks konverentsi lõpuni jääda, aga ma saan ka Hille kaudu kindlasti jagada oma kontakte, et kes soovib küsida või tahab ühendust võtta, siis olen. Ma ennem, kui ma veel teistele sõna annan, mul tekkis siin kohe, hakkasid käed kergelt värisema, et sa ütlesid mingi maagiline number lisandväärtus töötaja kohta, 30 000.
ja mis sa sinna kommentaariks ütlesid, et need, kes on alla 30 000, et need peaksid väga tõsiselt oma... Ma ütleks nagu seda, et kes on alla 30 000 euro nagu ühe töötaja kohta aastas nagu see lisandväärtusega, seal tasuks väga tõsiselt mõelda selle peale, et mis on täna minu keskmine palk, kuidas mul on, kui suured probleemid mul on nagu tööjõuga, et kui ma nüüd mõtlen aasta-kaks edasi, et mis see pilt võib olla. Et kui sul ikka on näha, et midagi paremaks ei lähe, siis tegelikult on võib-olla see koht, et läbi mõelda nagu natukene ka see äriplaan ja ülesehitus ettevõttes. Sest ma julgen öelda küll, et vaadates meie demograafilist olukorda ja vaadates majandusprognoosi ka, et meil ei ole majanduslangust ees ootamas, et tõenäoliselt meil ootab ees ikkagi tööjõuturul väga keeruline periood. Et miks ma seda küsin, et ma ei tea, kuidas pank sellele vaatab, et näiteks meil Centeri kodulehel on ka tehtud lisandväärtus töötaja kohta, võtsime välja puidu- ja mööblisektor koos ja ma näen, et ainult 1, 2, 3, 4, 5 maakonda, 6 maakonda on tegelikult üle 30 000 töötaja kohta, kusjuures Võru maakonnas on lisandväärtus töötaja kohta nii puidu- kui mööblisektoris, puidusektor on meil ju väga efektiivne, on 20 000. Eks siin on ka teatud... Lisandväärtuse hindamise metoodika võib olla erinev, ma olen siin kokku puutunud erinevatega. Ei, ma saan aru, et siin ikkagi toodi valemid välja ja et see on, ma ütleks, see on väga suur probleem tegelikult siin kandi mööblitootjatel, kes on nagu ka paljud väike aga ma ütleks, et võib-olla ettevõtte tasandil selline kõige lihtsam matemaatika on see, et jätame isegi selle lisandväärtuse korraks kõrvale, et võtame näiteks selle sama palga, et kui suure osakaalu see protsendi nagu minu müügikäibest moodustab, et kui tema osakaal on suurem kui konkurentidel näiteks, no siis on selge, et see ju minu ettevõtet mõjutab rohkem kui see kiire palgatõus. Et võib-olla see on lihtne matemaatika korra nagu ettevõtte ja läbi mõelda. Ja ma olengi natuke mures, et natukene meie turg on selline, et loomulikult see palkade tõus on hea ja väga tore ju, kui kõik hästi elavad, aga kuidagi oma turu väiksusest tulenevalt on see kuidagi käitub väga hektiliselt see meie tööjõuturg, ja need kasvud võivad olla suuremad, kui ettevõtted nii-öelda suudavad kohe nagu edasi kanda. Et sellepärast ma ka julgustan just mõtlema nende uute lahenduste peale, mis nähes ka seda, et need uued tehnoloogiad, võtame need samad robotid, et võib kihla vedada, et kui me sama robotit oleksime vaadanud 5 aastat tagasi, ta oleks maksnud ilmselt kordades rohkem, ma ei tea, kas kinnitatakse või lükatakse ümber, aga et nii ta on. Aga pank nagu laenu mõttes tagasi ei lükka neid ettevõtteid, kelle lisandväärtus töötaja kohta on nii väike või kuidas pank sellistesse suhtub? Me tegelikult räägime sellest ettevõtjatega täitsa ausalt ja avatult, ja vastupidi, et kui ongi sellised investeeringud plaanis, et me hea meelega oleme abiks, kui see aitab ettevõttel kuidagi efektiivsemaks muutuda. Et see ju ongi eesmärk. Te tõite välja nende riiklike toetuste teema ka, aga see on ikkagi on ja jääb marginaalseks. Et ma võin tuua näiteks Kagu-Eesti toetus, mis on seal aastas on siis ühe maakonna kohta tuleb kuskil 150 000 pluss siis 150 000 3 maakonna peale veetna. Ja siis neid taotlejaid ainuüksi juba Võru maakonnast oli üle 20 ja maksimum summa 50 000. Et sealt, ja tõsi, sealt said ka möödunud aastal ja sai sel aastal ka mööbliettevõtted on saanud toetust, on saanud 2 CNC-d osta. Aga seda tähtsam on jälle edasi siis ikkagi panga funktsioon. Et sealt minu küsimus ongi, et kas pangad pikemas perspektiivis peavad ikkagi mööblitööstust perspektiivseks valdkonnaks. Ja kui peavad, kas nad on valmis siis ka lähemasel 5-10 aasta jooksul võtma suuremaid riske ja kaasa aitama sellele automatiseerimisele ja digitaliseerimisele? Väga hea küsimus. Mul selles mõttes, et ma selles mõttes võib-olla julgeks kinnitada, et loomulikult peab igasse projekti konkreetselt sisse vaatama, et piltlikult öeldes, et kuna pank on ju ka selline koht, kus me hoiame nagu pensionäride raha, et me peame hoidma seda hoolega ja laenama kohta, kus me usume, et see tagasi ka tuleb. Aga hästi otse öeldes, siis ma arvan, et mööblitööstus on tegelikult suurepärane koht selliste nii-öelda edulugude tekitamiseks, et ma olen ise näinud ka päris mitut edulugu, kus on võimalik olnud nii-öelda nagu kombineerides tehnoloogiat, tarkvara, töötajate koolitamist, layout läbi mõeldes on võimalik nagu tegelikult seda kasumlikkust ja efektiivsust oluliselt tõsta. Et ma arvan, et kui seda laadi projektiga tulla, me väga hea meelega vaataks sisse sinna. Kui on 3 miljonise käibega mööbliettevõte, kes soovib 5-aastase tasuvusajaga robotit, et see oleks nagu... Ma arvan, et see on täiesti teema, muidugi.
lähitulevikus? Kui aus olla, ei tahaks kommenteerida. Sest no minu arust on kõikide nende valuutakursside, eriti kui me räägime nüüd euro ja dollari suhtest, et see on natukene selline tänamatu töö, et mingis mõttes nagu ma olen ise kuidagi ajaloos näinud ka, et kui võtta mingisugust nagu hoiakut või proovida kuidagi tark olla või üle kavaldada seda kurssi, et siis turg maksab ühel hetkel valusalt kätte. Et pigem nagu oma klientidele me oleme ka soovitanud selliste pikaajaliste tehingute puhul pigem see risk ära maandada, et maksta siis nagu see teatud riskitasu nagu selle pealt, et see valuutakurss nii-öelda kuidagi lukkuli ja suuremate tehingute puhul. Aga ma ütleks jälle teisipidi, et kui need tehingud on lühiajalised, et siis tegelikult on see risk väiksem, et kõige suurem oht ongi see, et kui näiteks on piltlikult öeldes pooleaastane maksetähtaeg ja sa ei tea, kuidas see kurss nagu liigub. Et selge see, et see sõltub siin nagu erinevate keskpankade otsustest, sõltub nagu viiruse olukorrast, et neid tegureid poliitikast, väga hea näide, et neid tegureid tegelikult, mis seda mõjutab, on päris palju, et mina täna küll ei tahaks öelda, et kas ta nüüd liigub edasi siit sinna poole või teisele poole, et jah, eks need kursi liikumised on kiired olnud ja see paneb mõtlema. Pigem ma ise üritaks kuidagi seda riske maandada. Kas siis läbi lepingute struktuuri või panga abiga, et kuidagi jah, sest need kursi liikumised võivad olla eriti sellistel nagu võivad kohati olla päris kiired, et näiteks toome näide, et kui kurss liigub üle 10%, palju meil on ettevõttes näiteks puhaskasumi marginaal, et kogu tehing võib muutuda ju kahjumlikuks põhimõtteliselt nagu ühe kuuga, et selles mõttes on sellele suur mõju. Aga teisipidi jällegi, et kuidas ma ütlen, et võib-olla vaadates ettevõtte tasandil, et kui nüüd ettevõtte ei müü ainult USA turule, et kui USA turg on piltlikult öeldes, ma ei tea, 10% käibest, et siis on see risk ilmselt ka nagu väiksem võib-olla kogu ettevõtte jaoks, et nüüd küsimus, kas seal päris kuuajalist maksetähtaega peaks hakkama maandama, võib-olla ei ole see mõistlik. Kas on ja kui palju on USA suunal hinnad kokku lepitud eurodes? No eks me üritame seda teha kõik sinna, aga ütleme nii, et on teatud juhtumeid, kus on see võib-olla õnnestunud, aga ega nad ei taha ju, et selles mõttes ikkagi on, ütleme nii, et ostjad ju tahavad selgelt ikkagi dollaris seal arveldada, et eks see... Võiks kokku leppida pooleks, pool dollarites, pool eurodes, see on ka väike maandamine. Igal juhul tasub proovimist. Eks ta nii kipub olema, jah. Aga ma julgen arvata, jah, et eks ta ikka enamusel kipub nii olema, et päeva lõpuks ikkagi tuleb dollaritest teha, et hea, kui kuidagi need, aga teisipidi jällegi ma tean, et ka võib-olla selliste teatud tehingute puhul on õnnestunud võib-olla kokku leppida ka sellised mingisugused koridorid, et kui kurss liigub liiga palju paigast ära, et siis vaadatakse nagu see hind ümber, et see on võib-olla selliste koostöö kokkulepete puhul on võib-olla ka selline hea soovlik lähenemine, et lepivad partnerid kokku mingi põhimõte. Aga kena, kui rohkem küsimusi ei ole, siis jah, nagu ütlesin, et kui tekib mõni küsimus hiljem, võib julgelt kirjutada, helistada, et tõesti piinlik, et juba teist aastat järjest ei saa jääda, aga on kohtumised kokku lepitud juba. Aga aitäh, Raul, sulle, et tulid kaugelt Põhja-Eestist ja tsentri kunstniku pilt. Väga ilus.